Major Tooming, kuidas on riigikaitse ja meedia omavahel seotud? Riigikaitse selle kõige kitsamas tähenduses on seotud juba aastatuhandeid omavahel, et ju hõigati ruuporiga, et tulge meie pool üle. Samamoodi loobiti lendlehti ja tänapäeval on asi läinud ju veel spetsiifilisemaks, et palju odavam on võita sõdu inimeste peades, kui tankidega mingit territooriumi vallutada, et kui inimeste pead on ära võidetud, ehk siis inimesed juba kaotavad ette oma lahingu ära, siis ei ole sõda vajagi. Seega ma ütlen, et nad on väga hästi omavahel seotud. Millised ohud meid täpsemalt varitsevad? Tänapäeva infoühiskond tekitab inimestel väga palju segadust. Ohud, mida mina näen, on kaks asja. Esiteks tekivad mullistumised, ehk siis inimene elab oma mullis ja arvabki, et kõik teised mõtlevad samamoodi nagu tema. Ja teiseks on see, et arusaam Eestist, Eesti riigist, kas on ka mullistunud või on see, et igalühel on oma arusaam tekkinud, et ma näen, et see on suur oht, et inimesed tahavad Eestile küll head, aga iga ühe nägemus sellest heast on teistsugune kui teistel. Millele peaksime tulevikus rohkem tähelepanu pöörama? Me elame praegu globaliseerivas ajajärgus ja tihti arvatakse, et milleks rahvusriigid, et me nagunii kunagi Eesti rahvus kaob ära, Eesti riik kaob ära. Mina arvan, et me peaks üha rohkem rääkima sellest, et see on ainukene riik maailmas, kus räägitakse eesti keelt ja et seda Eestit hoida, me peame igaüks kaitsma seda Eestit. Mitte sõjaliselt, vaid ka oma peades, et me usuksime seda, et see riik on siin elamist väärt, see riik on siin kaitsmist väärt. Major Tooming, suur tänu teile ja kõike head edaspidiseks. Aitäh!